Minu kätte sattus selline kleepsuraamat Minecrafti põrgu ja lõpp. Sirvime seda põgusalt. Täna, see on 26. mail 2019, selgus, et on nii-öelda Europarlamendi nii-öelda valimised. Ja kohe oli selline ponnujaas tunne. See on täpselt nagu põrgu ja lõpp. Läksin, tegin video valmis. Mida on vaja põrgus ellujäämiseks ja milliseid tegelasi sa seal kohtad. Seda kõike saad sa sellest kleepsuraamatust teada. Mul on kaevandusmaailma mänguga seoses mitmesuguseid mõtteid. Kindlasti on see ajaröövel ja mängus on veel asju, millest ma räägin ehk mõnes teises kohas. Kuna ma olen sündinud Eesti NSV-s ja seega elanud NSV Liidus, siis ma tean, mis asi on põrgu ja lõpp ja kuidas inimesi Euroliidus diskolamasteks töödeldakse. Ja muuseas ei ole juhus, et Minecrafti mängu tegijad on rootslased. Teate, miks? Nad on teinud mängu oma igapäevaelust. Te ju saate sellest aru. Kui sa jääd hilja peale, pead sa olema valmis, et keegi sind ootamatult enamasti selja tagant ründab ja virutab sulle mingi asjaga, näiteks kolmhargiga. Või viskab sind mingite põlevate asjadega ja võtab kõik su asjad ära. See ei ületa uudisekünnist. See on tavaline asi. Kuidas siis põrgus ja lõpus ellu jääda, kui Toompea koridorides kuivikud ja zombid ringi kõnnivad. Ja lõpulohe on väga tugev. Siit kleepsuraamatust leiad sa natuke meisterdamist ja natuke nuputamist. Ja see on täitsa asjalik meelelahutus. Nägemiseni.